seda Tartu linna, seda kuradi südalinna, tahavad ka putsi keerata siin. Nad tahavad ju seda ju, tahtsid siin vahepeal mingi täiesti kinni tõmmata. Seda tänavat siin. No see ongi siin praegu kinni, sest see oli ju see vana aja Tartu, ma ei mäleta, autovaba puiestee, käib perse, türa, ma olen Tartu kesklinnas! Ma ei või autoga kesklinnas sõita või? Mis sitamaja see on siin? Mis siin toimub? Nii, tulen mina Märjalt, on ju. Tahan Märjalt tulla. Kesklinna, nii. Selge, hakkame siis kesklinnast nüüd Märjale tagasi sõitma. Nii, selge. Ai vittu, sealt on kinni, tulen ringiga tagasi ja nüüd hakkame siis siit minema. Kui ma ei taha sõita mingite kuradi fooride alt, siis ma pean tulema siukse ringiga. Nii. Põhimõtteliselt sõidan siin kuskile, ma ei tea, kuhu kuradi... No, see on lihtsalt täiesti päris... Ma pean üle jõe sõitma. Sõidan üle jõe, eks ole, siis ma lähen üldse siia kuskile taha. Siia põhimõtteliselt nagu raadi pool hakkan täitsa sõitma kohe. Täitsa kohe mõnus kohe siuke hea siuke päterdada minna lihtsalt rõõmsalt. Siis ma saan siin rõõmsalt veel ühe ringtee läbi sõita, on ju. Ma isegi ei viitsi. Ma lõikan siit praegu vastas suunast. Nii. Siis saame siit edasi minna rõõmsalt. Nii, ja nüüd me oleme selle terve ringi peale teinud ja nüüd ma saan hakata ja nüüd ma olen kesklinnast, ma olen nüüd kesklinnale ringi peale teinud, sest see sama tänav viib sinna samma kohta. See viib sinna samma kohta tagasi nüüd, mis siin oli. Autovaba tänav, autovaba päev. See viib sinna samma kohta tagasi. Nii, no nii, tere, ja oleme nüüd teisel pool siis. Ja nüüd oleme teisel pool. No jumal tänatud, siin on mingi varem tehtud, mis aastal see tehtud on, 2023. No see on 2 aastat varem tehtud. Nii. Siis siin sai nagu sõita veel suvel. Ja nüüd nad tahavad seda veel kitsamaks teha, sest nad tahavad siia tänavale, saate aru, siia sitasele tänavale, jumal tänatud, et ma siit poolt tulles saan näidata teile seda. Aga siia tänavale, nad tahavad seda tänavat veel kitsamaks teha, saate aru, mis nende plaan on? Nende plaan on see, et nad võtavad selle sama kitsa tänava siin, kus siin on mingi kuradi 1+1, on ju. Nad võtavad selle sama tänava, nad jätavad siia need parkimiskohad, nad jätavad siia alles ja siis nad lisavad siia veel juurde. Nad lisavad siia veel juurde jalgrattatee. Nii. Noh, ja nüüd nad panevad siia jalgrattatee juurde. Palun selgitage mulle ära, kus vittus ma siis selle autoga sõidan nüüd siis? Kus kohas? Sõidan siin kuradi, teen siit vasak pööret ainult või? Kuhu kohta ma siis sõidan? Ma ei saaks sõita enam türa jalgrattaga. Või mis kuradi jalgrattaga autoga türa? Täitsa putt siis, ne? Tere, lähme käime kuradi. Jou, kuule, lähme kesklinna sööma. Lähme restorani. Türa, mis restorani? Putsi, ma pean jala kõndima ainult. Täitsa perses ausalt. Ühesuunalised. Mis siin toimub? Ma ei saa isegi siit minna. See Google'i auto ei ole isegi viitsinud neid kõiki tänavaid läbi sõita, sest see on nii putsis, mis siin toimub lihtsalt. Noh, tere tulemast. No tere tontina. Türa, aga paneks siia ühe punase joone juurde, türa, et saaks nagu jalgrattal oleks ka sealt, mingi pisimopeedil saaks ka sealt sõita, siis oleks maasikas. Siis oleks timmuna. Saaksid parem pööret tehes veel mingi jalgratturi ära tappa, türa, siis oleks tabel ju. Ja siis mõtleme, et... Türa küll, mis teema sellega on, et meil kesklinn on mingi surnud? Meil kesklinnas, meil siin Raes ei ole absoluutselt ettevõtteid. Meil ei ole ettevõtteid, kes meil siin tahaks ettevõtnusega tegeleda. Meil inimesed vaesuvad, aga meil ei ole ettevõtteid, kes meil tahaksid siin ettevõtnusega. No türa, muidugi nad ei taha, siis putsi, ma pean mingi piitsa jooks materjali tellin mingi jala vennalt ju. Mingi vend ei saa lihtsalt autoga mulle tuua seda materjali, sellepärast et türa ta ei saa seal sõita ju. Siis mingi vend peab panema oma kuradi auto kuskile Türgi parklasse, siia samma parklasse türa või, siia parklasse või. Saad aru, et see on tehtud mingisugusel X päeval, kus siin on mingi siin on isegi mõni parkimiskoht, saad aru.
Siin ei ole mitte kunagi parkimiskohti. I dare you to find a fucking parking spot, ükskõik mis kordi tööpäeval. Sa ei leia mitte kunagi siia parkimiskohta. Mitte kunagi. Number 1 fakt on see, et me ümbritseme ennast väga palju valeinfoga ja see, mis maailmas toimub, on... Sa tead, et siit tuleb midagi eriti marudat. Kui naiste rahvas on autos ja ta räägib valeinfost, siis oi vittu, siit tuleb midagi eriti marudat kohe. Ma juba ootan. Kohutav. Ma arvan, et enamus teavad, kuidas eile Trumpi ja Zelenski kohtumine möödus. Ja mina tean. Ja ainus, mis ma tahan selle teemaga öelda, on see, et terve maailm on värdjaid täis ja siiamaani on kõik inimesed nagu lambakari läinud ühes koos kellegi poolt hääletama, omamata ise mingit arvamust. Ja palun inimesed, vahet ei ole mis valdkonnas, poliitikas, muusikas, teaduses, vahet pole kus. Enne kui te teete otsuseid, siis palun mõelge, kas te päriselt arvate, et see on parim otsus, kas te päriselt arvate, et nii on õige ja kas teile päriselt meeldib see, mille te valite. Nii kaua, kuni me seda ei tee, siis nii kaua ongi. No samas, aga ma ei usu, et mingid inimesed lähevad valima mingi ilma, et nad oleks kindlad selles, mida nad valivad. Pigem on see, et paljud inimesed nagu arvavad, et nad valivad üht, aga nad tegelikult valivad teist. Näiteks hästi paljud head näited on tegelikult siit samast võtta. Esiteks öeldi, et maksud ei tõuse. Okei, inimesed valisid reformi, eeldades, et selge maksud ei tõuse. Loodetavasti siis paraneb ka ettevõtlus ja nii edasi. Lähen valin reformi. Nii paljud valisidki reformi. Põmm, mis juhtus, kõik läks vittu. Nii on ju, et see ei ole isegi nagu see, et inimesed ei nagu mitte, et inimesed oleksid lollid, vaid pigem on see, et inimestel ei ole informatsiooni ja nad teevad oma valikuid vastavalt sellele informatsioonile, mis neil on, aga mitte keegi poliitikas ei ole ju aus. Vähemalt siiani mina ei ole näinud seda. Sealt tulenevalt ongi see, et lihtsalt mingi vend ütlebki, et no jaa, aga see oli mingi eelmise või üle-eelmise valitsuse kohta. Keegi ei ütlenud, et me ei tõsta. See oli mingi 8, see oli ainult 3 kuud tagasi. See oli ainult 3 kuud tagasi, käis üldse eelmise valitsusega. Noh, saad aru, et ma ei tea, ma ei ütleks, et inimesed on lollid, vaid pigem inimesed lihtsalt, nad ei tea, mida nad valivad. Siis mingisugused taunikud on teinud normaalseks selle, et mingi kuradi, et ostavad kokku mingisuguseid ronte. Nad ostavad mingeid ronte kokku, on ju siin Tartu linnas, ma ei tea, kuidas mujal linnades on, aga nad ostavad Tartu linnas mingeid sitaseid ronte, siis nad panevad sinna mingid klepsud peale, et tere, tule meie litsimajja või mingi tere, ostan teie sitase auto 500 euro eest ja siis nad jätavad selle sitase roika vedelema sinna parklasse. Türa ja kuhu ma siis pargin? Täitsa perses ausalt, Ja mitte kedagi ei koti. Lihtsalt on, lihtsalt eksisteerib nagu. Ja vedeleb siiamaani siin samas Märja koobis on siiamaani mingi punane sitakäkk lihtsalt. Saad aru, isegi refid on tühjaks läinud selle ajaga, sest see on türa siin mingi pool aastat seisnud. Ja mitte kedagi ei koti. Teine rimakas on mingi kuradi 2 kilomeetrit sinna kuradi vasakule, sinna kuradi Tartu poole. Samamoodi mingi türa refid tühjad, kõik putsis, mingi lihtsalt mingi sildid peal, mingi müü oma vana auto. Türa, ma ei müü mingit autot teile, kuradi, kui see putsisid linna mingit paska täis toppin. Liitsimaja autot samamoodi, türa mingi Sapphire Club. Ei no see on tore tee-reklaami, aga siis türa tee-reklaami enda autoga, millega sa päriselt sõidad, mitte mingi rimakaga. Türa see sama kuradi Tallinna maantee peale hakkad sõitma, samamoodi mingi türa need mingi liitsimaja autod lihtsalt vedelevad tee ääres mingi. Sapphire Club, tule meie Sapphire Clubi, saad kasuta koodi Sapphire 10 ja siis saad mingi kuradi šampuse klaasilt 10 senti maha. Nagu mida? Kao perse, tõmba nahku. Sul on ju trippermees.